Austatud Vabariigi President, lugupeetud auditoorium ja tere tulemast ka Vikerraadio kuulajatele. Oleme täna siin selleks, et rääkida 1924. aasta detsembrimässust, selle mõjudest tollal ja kui palju me tänapäevast olusid saame tollastega võrrelda. Annan kõigepealt sõna Vabariigi Presidendile. Aitäh, head inimesed. 20. sajand, mille lõppu otsa enamus meist isiklikult tunneb, oli sajand, mida iseloomustas oktoobripöörde järgne Venemaa püsiv rahulolematus oma naabritega ning kestev soov nad endale allutada. Nii neelati maa jooksul alla paljude rahvaste iseseisvus, tungiti kallale Soomele, ehitati tääkide ja tankidega nii-öelda sotsialismi leeri, suruti maha iga tärkav vabadusmõte ja siia ritta kuulub ka näiteks Afganistani avantüür, kui vaid mõningaid sündmusi mäletada. Üks osa sellest impeeriumi meelsusest ja oma ideoloogia peale surumisest oli ka 1. detsember 1924, mida täna meenutame. See oli detsembrimässuna tuntud riigipöördekatse, millel oli Venemaa kaugele nähtavad sõrme ja saapajäljed. On kohane mäletada kõiki neid, kes langesid 100 aastat tagasi Eesti Vabariiki riigikukutajate vastu kaitstes. Ja tunnustada kõiki neid, kes mässajatele selja pöörasid. Nad andsid oma riigile juurde 16 iseseisvusaastat. Kui 1. detsembri riigipöörde katse oleks üllatuslikult õnnestunud, läinuks Eesti ajalugu hoopis teisiti. Ja see olnuks veelgi traagilisem, kui 20. sajand tegelikult oli. Ainult 6 aastat oma riiki võinuks jääda liiga lühikeseks, et iseseisvuse selgroog saanuks saavutada ja kasvada nii tugevaks, mida rahvuslikus mälus pidas hiljem vastu okupatsioonide poolsajandi ja aitas Eestil taastada iseseisvuse. Tänase arutelu ühe osa sõnastab küsimus, kas Venemaa tegevusmuster enda naabruskonnas on muutunud. Üle 1000 päeva kestev täiemahuline agressioonisõda, täpsem on öelda koloniaalsõda, et alistada Ukraina, annab vastuseks ei. Sabotaažirännakud siinsamas Euroopas, katsed mõjutada naabruskonnas valimisi ja seeläbi teiste riikide poliitilisi arenguid, viimati Moldovas ja Gruusias, need näitavad sedasama Vene imperialismi, mis valitses 1924. aasta detsembrimässu kohal. Kuid meie ja veel paljude Venemaa naabruses elavate riikide jaoks on praegu 20. sajandiga võrreldes suur erinevus. Meil on liitlased, kes näevad Venemaad samuti Euroopa suurima julgeolekuohuna ja sõjaliselt oleme me kõik päris hästi valmis. See ühine valmisolek ongi heidutus, et agressor ei tuleks. Ent sisemine rahu, Eesti ühiskonna sisemine tugevus ja sisemine lojaalsus riigile, 1918. aasta loodud riigile, on meie vastutus, meie kujundada ja meie hoida. Seda tuleb meeles pidada kõigil, kes võtavad vastu otsuseid, mis puudutavad Eesti sisemist rahu. Soovin teile kõigile põnevat arutelu ja põnevat kuulamist. Aitäh! Suur tänu, Vabariigi President. Tutvustan järgnevalt siis meie tänase arutelu esinejaid. Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin, Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Pallosson ja ajaloodoktor, Eesti 20. sajandi ajaloo üks parimaid spetsialiste Ago Pajur. Doktor Pajur, ma küsiksingi kõigepealt teilt, et te annaksite lühikese ülevaate, mis siis 1924. aastal 1. detsembril ja enne seda vahetult toimus ja tooksite ehk välja selle osa, mis oli siis Venemaa roll selles ja selle osa, mis oli meie tollase nii-öelda siseriikliku vaenlase Nõukogude Eesti või Eesti kommunistide roll selles ülestõusus või mässus. Aitäh! Head kuulajad, ma alustaksin võib-olla pisut kaugemalt ja küsiksin, et mida see 1. detsember 24 meile siis tegelikult täna tähendab.
et kui vaadata Eesti siseselt, siis oli ju tegemist selgelt kuritegeliku katsega väärata Eesti põhiseadus, kukutada seaduslik valitsus, asendada demokraatia kommunistliku partei diktatuurivalitsusega ja hävitada Eesti omariiklus. Võiks küsida, et kas sellist kuritegu, olgu peale, et sellest möödub nüüd 100 aastat, ilus ümmargune number, on üldse tagantjärgi põhjust meenutada ja kurjategijatest, sealhulgas siis nendest riigipöörajatest rääkida. Tõenäoliselt ei olekski. Kui mitte tegemist poleks asjaoluga, et need käputäis, mõnisada Eesti kommunisti ja kommunismimeelset tegelast, kes 1. detsembril välja astusid siin Tallinnas, oleksid olnud omaette. Õnnetuseks nende selja taga seisis suur naaberriik Venemaa kõigi oma imperialistlike kalduvustega ja kuivõrd need imperialistlikud ihad on Venemaal tõepoolest taas üles õhutatud ja ohustavad kogu maailma, siis õnnetuseks ei saa me unustada ka neid 100 aastat tagasi toimunud traagilisi sündmusi siinsamas Tallinnas. Kui küsida, mis selle mässukatse taga siis ikkagi oli, ja vaadata kaugemale, ehk siis tõepoolest Venemaale, siis Venemaa oli, on ja tõenäoliselt ka jääb imperialistlikuks riigiks. Seda tajusid ka toonased Eesti riigijuhid ja Eesti ühiskond tervikuna. Toona oli koguni kombeks rääkida Venemaal valitsevast nii-öelda 2 erivärvilisest imperialismist. Üks must imperialism, mis seisneb kunagise Venemaa impeeriumi piiride taastamises ja sobilikul juhusel ka nende laiendamises. Ja teiselt poolt punane imperialism, mille taga seisis siis ennekõike kommunistlik internatsionaal, kommunistliku maailma revolutsiooni kavatsus selleks, et kogu maailm muuta, sovetiseerida ja muuta Venemaale kuulekaks. Õigupoolest olid need asjaolud muidugi põhjalikult läbi põimunud teineteisega. Siiski võib väita, et Vene kodusõja ajal domineeris see nii-öelda must pool ehk siis endiste Vene maade tagasi ahnitsemine ja just sel moel likvideeriti ju ka vast välja kuulutatud Ukraina ja Valgevene riiklik iseseisvus, püüti likvideerida seda ka Baltimaades ja Taga-Kaukaasias ja igal pool mujal. Seevastu kodusõja lõppedes hakkas pisut ehk domineerima vähemalt ametlikus propagandas ja avalikes kõnedes just nimelt see punane osa ehk siis maailmarevolutsioon. Meeldetuletuseks ehk siis nii palju, et juba Karl Marx ja kõik tema tõsiusklikud järgijad leidsid, et kommunistlikku ühiskonda ei ole võimalik üles ehitada ühes ainsas riigis, vaid see eeldab tingimata kommunismi võitu kogu maailmas tervikuna. Ja seetõttu ongi tarvis käivitada kommunistlik maailmarevolutsioon. 1919. aastal oli selleks ellu kutsutud Moskvas Komintern, millele pidid siis alluma kõikide maailma riikide kommunistlikud parteid, täitma täpselt Moskvast tulevaid korraldusi. Kominterni ja Venemaa kompartei tippjuhtkonnad olid omavahel läbi põimunud, lahutamatult läbi põimunud, nii et sisuliselt need ülejäänud maailma komparteid pidid täitma Moskva Kremli peremeeste käske ja korraldusi ilma mingite kahtlusteta. Mis puutub nüüd Eesti valikusse selle maailmarevolutsiooni teostamise teel, siis sellega on asi keerulisem. Ühelt poolt võib öelda, et Kominterni senised katsed kuskil suurriigis, Euroopa suurriigis edu saavutada, ennekõike Saksamaal või Poolas või minu pärast ka Bulgaarias, olid ju kõik armetult läbi kukkunud ja sellises olukorras vaadatigi ehk väiksemate ja nõrgemate poole. Teisest küljest tuleb tunnistada, et eks Eesti ühiskond oli ju toona ikkagi ka väga vasakpoolne. Vasakpoolseks oli ta muutunud esmakordselt juba 1905. aasta revolutsioonipäevil, mil vähemalt suuremates linnades ja aasta teisel poolel toimusid revolutsioonilised sündmused ju kindlalt punaste lippude all ja sotsiaaldemokraatide juhtimisel. Veelgi enam 1917. aasta Vene revolutsioonis, mille lõpuperioodiks olevat olnud enamlaste parteis Eestis ligi 10 000 liiget, enneolematult palju. Muidugi vabadussõja ajal olukord muutus, sellepärast et enamik inimesi hakkas nägema kommunistides ikkagi Eesti riikluse vaenlasi ja
vaenuliku välisriigi satraape. Samas ei olnud vasakmeelsus kuskile kadunud. Kadunud oli ehk selline äärmuslik vasakpoolsus, mis seisnes just nimelt enamluses. Seevastu Eesti Asutava Kogu valimistel teatavasti 19. aasta aprillis sotsiaaldemokraadid said 33,3% kõikidest häältest. Lisandus veel Tööerakond oma 25%-ga, SR-id olid vähem olulised, aga ikkagi vasakmeelsus oli vägagi levinud ja ega see ei kadunud ära ka pärast vabadussõja lõppu, aga 20. aastate alguses, kusjuures ohumärgiks oli kahtlemata tõsiasi, et kui sotsiaaldemokraatide ja vasaksotsialistide populaarsus esimese ja teise Riigikogu valimistel võrreldes just Asutava Kogu valimistega oli languses, siis samal ajal hakkas taas tõusma kommunistide mõjukus. Nad kasutasid ära ennekõike ametiühinguid, kõikvõimalikke muid tööliste seltse ja ühendusi, seal spordiseltsid ja karskusseltsid ja kõik muud taolised moodustasid, vastavalt Kominterni juhtnööridele muidugi, moodustasid niinimetatud töörahva ühise väärinna ja sellel õnnestus ju Riigikogu teise koosseisu 1923. aasta valimistel viia tervenisti 10 saadikut. 10% Riigikogust oli kommunistide käes. Samamoodi ka kohalike omavalitsuste valimistel. Suuremates linnades ligi 1/4 läks kommunistidele. Ja isegi maakondlike volikogude valimistel olid nad edukad. Nii et kui selline üldine vasakmeelsus võib-olla ehk pärast vabadussõda 20. aastate alguses veidikene taandus, siis riiklikult ohtlik vasakäärmuslus ehk kommunismimeelsus vastupidi suurenes. Mis selle taga oli? Kahtlemata kommunistide väga aktiivne kihutustöö, mida saadi teha tänu Venemaalt laekuvatele rahasummadele Kominterni kaudu. Ja teiselt poolt kindlasti ikkagi ka Eesti siseriiklik, majanduslik olukord on ju arusaadav, et vast iseseisvunud väike riik pärast 2 suurt sõda, ilmasõda ja vabadussõda, pärast Vene revolutsiooni, pärast Saksa okupatsiooni, ei saanud olla majanduslikus mõttes heal järjel. Inimeste, eriti vaesemate rahvakihtide heaolu jättis kõvasti soovida ja sellele lisandus veel 1923. aastal tekkinud esimene omariiklusaegne majanduskriis, mis tulenes toonaste valitsuste majanduspoliitilistest vigadest, seal liiga liberaalsest krediidipoliitikast ja innustumisest Vene turust ja innustumisest tööstuslikust arengust, mis Eestile tegelikult ei sobinud, vähemalt toona ei sobinud. Ja see tekitas muidugi täiendavalt rahulolematust. Ja see oli teine põhjus, miks kommunistide propaganda leidis sellist laialdast toetuspinda, miks neil oli võimalik esile tõusta. Ja teiselt poolt muidugi jällegi see sama Komintern, kes ju otsis kogu maailmas võimalusi. Otsis neid kohti, kus rahulolematus on keskmisest suurem, kus on võimalik inimesi agiteerida, selgitada neile kommunismi väidetavaid paremusi ja tänu sellele saavutada siis riigipööre, kommunistlik riigipööre. Suur tänu! Juba vabariigi president ja ka doktor Pajur on selgelt välja öelnud, et 24. aasta sündmuste käivitav jõud oli ikkagi meie naaberriik ja kahjuks vaadates naaberriigi tegevust praegusel hetkel, ega me siin pikaaegses käitumismudelis suuri muudatusi ei näe. Kaupo Rosin, kuidas teie ja teie asutus, teie juhitud asutus praegu olukorda tunnetab ja kas lisaks meie regioonile, Eestile, Lätile, Leedule üritab Venemaa praegu ka mujal maailmas sarnaseid protsesse käivitada? Suur tänu, et nii nagu juba varasemalt välja on öeldud siin, siis sellised Vene aktiivmeetmed või mittekonventsionaalne sõjapidamine või kuidas iganes me seda nimetame, hübriidiks me seda hea meelega ei nimetaks, on väga selline kahtlane ja süütu sõna. Et see on juba ajalooline tööriist iseenesest, et nagu siin ka öeldi, et juba 20-ndatel üritati erinevaid riike õõnestada, kukutada ja samuti on ka üritatud siis juba ajalooliselt pikemat aega elimineerida erinevaid Venemaa vaenlasi välisriikides.
alates siin Banderast või siis siin ülehüpanud kopteripilootideni. Et ehk siis nagu öelda, et see mõjutustegevus, sabotaaž, mittekonventsionaalne sõjapidamine ei ole mitte midagi uut, vaid see on pidevalt edasi arendatud vana kontseptsioon. Et venelased on väga hästi aru saanud sellest juba ammu, et see iseenesest on väga kasulik tööriist, see aitab justkui varjata Vene jälgi tegevuses ja sellega on tegelenud läbi aegade siis Vene süsteemis erinevad struktuurid, aga ma lihtsalt näen ka seda, et need struktuure tekib nagu üha juurde, kes kõik on mingit üht või teistpidi asjaosalised. Oluline on ka see, et selline tegevus, nagu ka praegu toimub sabotaaži tegevus, et see ei ole tõenäoliselt mingisugune keskastme juhtide välja mõeldud idee, vaid ikkagi sellised mandaadid tulevad ikkagi kõige kõrgemalt ja see on Vene välispoliitika sõjalise tegevuse osa. Ja samamoodi, kui me vaatame tegelikult ajalukku tagasi, siis siin internetist on leitavad siin mõned deklassifitseeritud NATO dokumendid juba 60-70, kus samamoodi on eraldi peatükid, mis adresseerivad Vene aktiivmeetmed või siis mittekonventsionaalsete tegevust NATO riikide vastu juba tollel ajal. Ja kõige hilisem näide võib-olla on Ukraina, kus siis enne täiemahulist invasiooni toimus juba aastate pikkune mõjutustegevus, kohati edukalt, kohati vähem edukalt, aga ikkagi see tekitas venelastele siis tunde, et Ukraina riik on seest õõnes ja seal oli tõepoolest palju probleeme ja välise surve tulemusena, sõjalise surve tulemusena kukub see riik siis ka kokku, et kui me räägime võib-olla erinevatest faasidest nendes operatsioonides, siis eduka sisemise õõnestamise või aktiivmeetmete siis tulemusena või siis kui pinnas tundub soodne, siis sinna juurde tekib ka tõenäoliselt sõjaline surve või sõjaline agressioon. Nüüd hetkel me näeme seda, et väga palju, kui me räägime sabotaažist, siis selle eesmärk on läänt hirmutada ja üritada seeläbi siis õõnestada lääne toetust Ukrainale. Ja nagu öeldud, meetodid on erinevad, et siin neid juhtumeid Euroopas viimastel aastatel on olnud erinevad siin alates siis Eesti juhtumitest, aga ka välismaal, mis on avalikus ette tulnud, näiteks siin Thiel grupi põleng või siis Riia okupatsioonimuuseumi ründamine, et tegevus käib aktiivselt ja samamoodi tegi USA luurekogukond siis siin novembri lõpus avaliku hoiatuse oma siis eeskätt välisriikides paiknevatele kaitsetööstuse ettevõtetele, kus hoiatatakse siis Venemaa füüsilise sabotaaži eest. Selline konkreetne tööriist maapinnal on eelkõige Vene eriteenistused, kes siis üritavad läbi oma erinevate võrgustike asju toime panna. Meie jaoks on muidugi oluline siin, et me nimetaks neid asju õigete nimedega siin läänes, et tegemist ei ole mitte nagu hübriid, mis justkui jätab sellise väga süütu mulje ja jätab mulje, et see on nagu mingisugune siuke väike probleem, millega tuleb siin nagu vahepeal tegeleda võib-olla, aga nimetaks õigete nimedega, mis siis toimub, kui toimub põleng, siis on see põleng. Mina soovitan üldiselt defineerida neid aktsioone tegelikult terrorismina, mis annab ilget lääne siis vastavatele asutustele hoopis teise tööriistakasti kätte. Et ma arvan, et me peame omapoolset retoorikat ka siin natukene muutma. Ja lisaks siis füüsilise sabotaaži tegevusele jätkab siis Kreml loomulikult lääne ühtsust ja Ukraina meelsuse õõnestamist siin erinevate propaganda, desinfokampaaniate, küberoperatsioonid, mis siis võib jaguneda siis informatsioonis tehnilised või siis informatsioonis psühholoogilised operatsioonideks, et selleks, et oma narratiivi edendada. Ja me näeme ka seda, et pärast Ukraina Venemaa täiemahulist siis sissetungi Ukrainasse on need operatsioonid muutunud oluliselt intensiivsemaks ja agressiivsemaks. See näitab muidugi ka seda, kui oluline on Kremli seisukohalt siis Ukraina äralõikamine lääne relva ja muust toetuses selleks, et Ukraina siis alistada. Ja samas on ka ajalugu muidugi näidanud ka episoode, kus sellise tegevusega aegalt Moskva suudab ise endale sõrme lõigata, kohati saavutatakse vastupidine tulemus, siin lääs konsolideerub tugevamalt, vastasseis Venemaale tugevneb, võtame Salisbury, Tšehhi moonaladude õhkulaskmine
ja nii edasi. Ja meile on muidugi oluline see, et nii-öelda toimuks pidev tegevus, et kogu seda teemat ikkagi tõkestada, et me ei saa siin ainult istuda ja vaadelda ja ette kanda, aga nii luure kui vastuluureteenistused minu hinnangul ikkagi peavad aktiivselt selle asjaga tegelema juba preventiivselt ja nii-öelda jõudma vastaseni juba varem või ennem, kui mingisugune tegevus maa peal nii-öelda juhtub. Suur tänu. Aitäh, et kui me välises olukorras näeme selgeid paralleele 24. aasta ja praeguse olukorra vahel, siis siseriiklikult on neid paralleele vist vähem. Sellist rühmitust nagu selgelt põhiseadust ja omariiklust kukutavad kommunistid olid 1924. aastal, praegusel hetkel Eestis vist ei ole. Margo Palloson. Jah, et kui nüüd võrrelda 1924 aasta olukorda tänasega, siis me näeme siiski päris palju selliseid paralleele ja võib-olla kõige silmatorkvam on just see, et tegelikult Venemaa ja Venemaa tegutsemine ei ole väga muutunud. Et need meetodid on suhteliselt sarnased. Siin on võib-olla üks selline huvitav fakt, et tegelikult sellised Venemaa tänapäevase hübriidi või asümmeetrilise sõja alget pandi alus 1924 aastal, kui siis Punaarmee juht Trotski andis korralduse välja töötada nii-öelda mässusõja määrustik, mis tegelikult oligi ette nähtud selleks, et kuidas siis lääneriike mõjutada, allutada ja kui sellesse süüvida, siis on seal väga sarnased tegevused, mida me näeme siis ka tänapäeval nii-öelda Vene hübriidi või asümmeetrilise sõja juures. Nüüd kõige olulisem on see, kõige olulisem ja võib-olla kõige ohtlikum just, et tegelikult Venemaa selline strateegiline eesmärk ei ole vahepeal muutunud. Et Venemaa eesmärk on kogu aeg olnud Eestit kas okupeerida, vallutada või siis vähemalt omada siin mõjusfääri. Et kui me mõtleme ka milline tsüklilisus tegelikult toimub, et 1920 Venemaa nõustus allkirjastama siis rahuleppe. Sellel rahuleppele jõudnud tint nii-öelda veel kuivadagi, kui juba siis 1924 tuli Venemaa katsega Eesti riiki uuesti kukutada. 1924 see ei õnnestunud ja siis neil oli sellist strateegilist kannatlikkust natuke oodata, kuni 1939 uuesti siis Molotov-Ribbentropi paktiga ja 1940 juuni pöördega ikkagi see strateegiline ambitsioon realiseeriti. Ja nüüd täpselt sama siis 1991 Venemaa sellise nõrkuse hetkel Eestil oli võimalik iseseisvust taastada ja tegelikult juba 90 alguses asus Venemaa uuesti kohe tegutsema selle nimel, et kuidas seda iseseisvust küsimuse alla seada, kuidas või kui ei õnnestu Eestit uuesti nii-öelda Venemaa rüppe täielikult tõmmata, siis vähemalt kehtestada siin mõjusfäär. Ja see mõjusfäär tegelikult on siiani Venemaa strateegiline ambitsioon. Selle nimel nad absoluutselt tegutsevad ja on kõik need aastad toimetanud. Nüüd võib-olla selline paralleel, et 1924 Venemaa selgelt panustas siis, et seda õõnestustegevusele seest poolt, et kuidas seest poolt Eesti riiki lõhkuda, murda. Ja täpselt sama on ka tegelikult praegu, et Venemaa panustab väga palju just, kuidas lõhestada Eesti ühiskonda, kuidas levitada siin vaenulikke narratiive, kuidas õõnestada. Et see on sarnane. Nüüd ma peatuks võib-olla rohkem ka just sellel propagandal, et kommunistlikule Venemaale oli väga, väga omane siis jõuline propaganda, millega üritati Eesti ühiskonda mõjutada. Ja täpselt sama toimub siis ka tänapäeval. Ja sama on ka see, et ka 1920-ndatel oli siis Kremli punapropaganda Eestis keelustatud, et ka täna on Kremli telekanaalid, Kremli uudisteportaalid sanktsioneeritud, Eestis keelatud. Ja selleks kasutas siis Venemaa sellist nii-öelda natuke ebaseaduslikku teed ehk lendlehed, müürilehed, põrandaalused trükikojad ja võib tegelikult võrrelda, et tänapäeval täpselt seda sama rolli täidab siis sotsiaalmeedia, kus erinevates sotsiaalmeediagruppides levitatakse tegelikult Venemaa narratiive.
nüüd teatud sarnasus on ka majandusolukorras, et ka majandus on teatavasti tsükliline ja 1923-24 alguses oli Eestis küllaltki raske majanduslik olukord, kärbiti riigiasutusi, sealhulgas ka Kaitsepolitseiametit, näiteks Kaitsepolitsei isikkoosseisu vähendati rohkem kui 50% võrra. Teadaolevalt neid siis selle mässu hetkeks oli kõigest 70 Kaitsepolitseiametnikku. Et sel korral on Eesti riik teinud paremaid otsuseid ja sisejulgeoleku riigikaitse on kärbetes suures osas säästetud. Nüüd, kui vaadata neid erinevusi, siis kõige olulisem on see, et Eesti riigi sees ei ole sellist jõudu, mis võiks ohustada täna Eesti põhiseaduslikku korda või veel enam siis relva jõul haarata Eestis võimu. Et loomulikult Venemaa on läbivalt teinud katseid, et luua siin erinevaid organisatsioone, poliitilisi liikumisi, mille üle tal oleks mõju ja läbi mille siis pääseda ka poliitikasse. Et on möödunud vähe valimisi Eestis, kus Venemaa ei ole teinud absoluutselt mitte mingisugust katset seda mõjutada. Et ka viimasel parlamendi valimisel aasta tagasi üritas siis Vene õigeusu kirik koos sellise kremlimeelse liikumisega koos läbi ühispalvuse siis tegelikult sekkuda Eesti parlamendi valimistesse. Nüüd veel üks oluline erinevus on see, et ikkagi Eesti riik, Eesti institutsioonid, ka jõustruktuurid on kogumis peale rohkem kui 30 aastat iseseisvust tugevad, kogenud. Et me ei saa võrrelda seda olukorda 1924. aastaga, kui Kaitsepolitsei amet oli jõudnud siis vaevu 4 aastat tegutseda, et kindlasti see võimekus tänapäeval on hoopis teine kõikidel asutustel. Ja kõige olulisem on koostöö. Et 1924 teatavasti see rahvusvaheline koostöö, Eesti rahvusvaheline positsioon oli ka abras. Täna me oleme Euroopa Liidu, NATO liige. Meil on väga tugev julgeolekualane liitlaskoostöö. Ka luure julgeolekuasutused Euroopas teevad ülitihedat koostööd, et seda ühtset Euroopa ruumi siin kaitsta. Ja omamoodi ka meie pakume siis julgeolekut teistele riikidele, et kui siin Poola või Leedu piiridel on olnud ränderünde katsed, siis on ka Eesti Politsei- ja Piirivalveamet saatnud oma meeskonnad kaitsma seda ühist piiri. Sellega võtaks praegu kokku. Aitäh. Teie jutus käis korra läbi ka Moskva õigeusu kirik või Vene õigeusu kirik, Moskva patriarhaat. Ja see on olnud tegelikult vist üks Vene mõjutustegevuse ja ühiskondadesse, teistesse ühiskondadesse sekkumise üks kindel nurgakivi, nii mitte ainult Eestis, vaid paljudes muudes riikides ja läbi ajaloo. Et kui ma meenutan siin kas või mõne aasta tagust riigipöördekatset Montenegros, siis oli sellel samal organisatsioonil jälle oma roll selles. Ma küsiksingi teilt kõigilt kolmelt, et kui tõsiseks probleemiks te seda praegu peate, mitte ainult Eestis, aga ka meie naaberriikides, veel mõningates riikides. Ja kas me oleme olnud liiga tolerantsed ja liiga liberaalsed selle organisatsiooni suhtes, et näiteks Ukrainas on selle tegevus juba likvideeritud. Alustaks Kaupos seekord vast. Ja ma paari sõnaga kommenteeriks võib-olla selle organisatsiooni tegevust siin teistes riikides, et kõige hilisemad näited, mis siis võiks viidata selle Moskva kiriku nagu nii-öelda osalemisele Venemaa tööriistakassis on näiteks Moldova valimised, kus ikkagi kohapealsed nii-öelda kirikutegelased väga aktiivselt toetasid nii-öelda siis mitte Euroopa-meelseid või venemeelseid kandidaate. Ja samamoodi, kui me vaatame tegelikult selle kiriku tegevust Ukrainas ja eriti okupeeritud aladel tegelikult, kuidas see kirik ikkagi osaleb väga aktiivselt, otseselt Ukraina kultuuri ja identiteedi hävitamisel okupeeritud territooriumil. Et ta on nii-öelda põhimõtteliselt, mina võrdleks seda juba peaaegu, et nii-öelda repressiivorganina, kes ikkagi väga tugevalt initsiatiivikalt ise panustab kõigile sellele Vene maailma nii-öelda kehtestamisele. Et need märgid nagu võiks viidata, et millega meil siin tegu on. Ja lisaks oma partnerorganisatsioonide kaudu on näiteks Gruusias, kus Gruusia õigeusu kirik omab
on küllaltki paljudes küsimustes Vene õigeusu kiriku mõju all, tegutseb ta Gruusia sisepoliitikas, seesama Montenegro, mida ma enne mainisin. Aga Margo, ma tean, et Eestis on praegu seadusandlik protsess liikumas selles suunas, et kuidas te näete, on sellega edasiminek vajalik? Kindlasti on vajalik, et Eesti riik põhimõtteliselt ei saa tolereerida seda, et Kremlist otseselt sõltuv ja Kremlile alluv Vene õigeusu kirik, kiriku pea Kirill ja metropoliit Jevgeni juhivad Eestis mingisugust olulist ühiskonnagruppi. Et selgelt tuleb sellega edasi liikuda. Et Vene õigeusu kirik on üheselt Kremli ideoloogia levitaja. Et selles ei ole mitte mingisugust kahtlust, et ka jälle korraks teha väike põige ajalukku, siis Vene õigeusu kirikul on jah, väga pikk 1000-aastane ajalugu, me võime tänaseks juba öelda, aga tegelikult see tänane traditsioon selliseks, nagu ta täna on kujunenud, pandi alust 1944 Stalini poolt, kui ta lubas kirikul uuesti tegutseda selgelt eesmärgiga, et ta toetab siis Kremli tegevust teises maailmasõjas ja siis kogu Nõukogude perioodi tegelikult arendatigi seda selgelt mõjutustegevuse instrumendiks. Doktor Pajur, kui minna natuke kaugemale ajalukku tagasi, 24. aasta sündmustes vist õigeusu kirikul roll ei olnud, tollal Moskva patriarhaat siin ka ei tegutsenud. Aga kas te näete varasemalt või hilisemalt mingit perioode, kus ta on ka enne Eesti ja meie naabrite ellu üritanud sekkuda? Õigeusu kirik loomulikult juba 19. sajandil ju, eks ole, me kõik teame, et toimus massiline eestlaste üleminek Vene õigeusku, et see oli ju samamoodi selline propagandakampaania, sest ega siis inimesed ise omas peast ei tulnud selle peale, et kui ma nüüd vahetan usku ja lähen Luteri kirikust üle õigeusu kirikusse, siis ma saan kuskil tasuta maatüki ja saan hakata maad harima ja saan oma elujärge parandada ja et mul tuleb ümber asuda kuskile Venemaa avarustele ja seda kõike teha. See oli ju selgelt võimude poolt dikteeritud kampaania, mis selle kõik endaga kaasa tõi. Aga mis puutub nüüd Eesti Vabariigi algusaegadesse, siis jah, tollal õigeusu kirik ei saanud suurt midagi mõjutada, kuna ta oli ise Venemaal alla surutud. Küll aga ma võrdleksin siinkohal Kominterni ja Vene õigeusu kirikut. Sellepärast, et mis see kommunism siis muud oli, kommunistlik ideoloogia, see oli üks religiooni vorm. Usklikud ja mitteusklikud. Ja Komintern oli tolleaegne Vene õigeusu kiriku aseaine. Ja tema ju tegutses loomulikult kogu maailmas aktiivselt. Siin oli vahepeal juttu Vene sabotaaži tegevusest nii ajaloos kui praegu. Kuidas teile tundub, mulle kõrvaltvaatajana tundub, et viimase aasta-paari jooksul on venelaste käitumine ikkagi selles suhtes muutunud palju nahaalsemaks, häbematumaks ja ülbemaks. Et kui ajalooliselt nende ürituste puhul üritati nii-öelda otseselt oma rolli ja seotust varjata, siis täna nad minu arvates isegi enam väga tihtipeale ei ürita seda varjata, vaid üsna avalikult tegutsevad. Et alustaks vast Margos seekord. Jah. Ühtepidi nad siiski püüavad oma nii-öelda kõrvu peita, kui see õnnestub. Ja mõnikord ka just siis teha süüdlaseks nii-öelda mitte vene rahvusest isik või Venemaaga seotud isik, et on olnud ka juhtumeid, kus sihilikult Venemaa kasutab nii-öelda sabotööridena siis Ukraina sõjapõgenikke, mille eesmärk ongi siis omakorda Ukraina riiki ja sõjapõgenikke üldse Ukraina kogukonda siis diskrediteerida. Ja tõepoolest, kui neil ei õnnestu seda varjata, siis nad näevad selles ka ikkagi nii-öelda resultaati, et nad siiski suudavad sihtriiki destabiliseerida, tekitada kaost läbi nende rünnakute. Et see on ka üks põhjus, miks siis levitatakse nii-öelda nendest sabotaažiaktidest hiljem fotosid ja videosid, et püüda näidata siis, et kuidas riigid ei saa hakkama rünnakutega. Aga kas seda laadi tegevust ja kui palju jättes välja see 24. aasta konkreetselt toimus ka kahe maailmasõja vahelises Eesti Vabariigis venelaste poolt läbi viidud sabotaaži ja kui varjatus see oli, kui palju mitte? Varjatud oli see kindla peale, sest ega siis
Nõukogude Venemaa või Nõukogude Liidu välispoliitika jagunes ju tegelikult 20. 30. aastatel justkui kaheks. Et ühelt poolt oli siis see kommunistliku ideoloogia peale surumine, kommunistlikuks maailmarevolutsiooniks valmistumine, mida teostas Komintern, ja teiselt poolt oli Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissariaat või välisministeerium, eks ole, kes oli seadnud eesmärgiks arendada nii-öelda normaalseid suhteid kõikide teiste riikidega, ennekõike olles huvitatud loomulikult kaubavahetusest, majandussuhetest ja kõigest muust taolisest. Ja tihtipeale ju nende kahe organisatsiooni omavahelised suhted läksid täiesti vastastikku, et sel ajal, kui Georgi Tšetšerin üritas suhteid parandada ja siluda välisriikidega, samal ajal Zinovjev üritas riike pöörata ja ei teinud erilist saladustki sellest, et mis tema lõppeesmärk on, kogu maailma sovetiseerimine, eks ole. Aga mis puutub Eestisse ja sellistesse sabotaažiaktidesse, ega me ju nendest väga palju ei tea. Avalik saladus on loomulikult see, et suur osa põrandaalustest kommunistidest olid seotud nii ehk teisiti Venemaa luuretalitustega. Nad ju nii-öelda kohakaasluse alusel mitte ainult kukutasid riiki, vaid nad ka kogusid luureandmeid ja edastasid neid Moskvale. Sabotaažiaktideks ilmselt võib pidada kõige tuntumaks seda, kui 1930. aastal lasti Tallinna tänaval maha kindral Unt. See sama mees ju, kes oli otseselt seotud 1. detsembri mässukatse mahasurumisega. Aga taolisi asju esines tegelikult juba varemgi, ka näiteks 24. aasta augustis samamoodi kommunistlik terrorist lasi maha Riigikogu liikme Nanilsoni, kes oli valitud Riigikogusse selle sama töörahva ühise väärina nimekirjade järel, aga kes oli vahetanud nii-öelda poolt või vahetanud usku ja läinud kommunistide juurest üle sotsiaaldemokraatide juurde, nii et puhas selline kättemaks. Kõnelemata nendest õige paljudest kommunistide eneste vahelistest arvete klaarimistest, mis lõppesid ühe asjaosalise tapmisega, piisas kahtlustusest selles, et tegemist on kas siis kaitsepolitsei agendiga või on mingil muul moel kommunistlikku religiooni reedetud ja partei juhtnööridele vastu mindud. Selliseid asju leidus küll. Aga kas nüüd otseselt riigivastaseid sabotaažiakte? Vabadussõja ajal, eks ole, esseerid üritasid ju Eesti merejõudude ühte põhilist lahinguüksust, hävitajat lennuk Venemaale parseldada või tõsta seal punast lippu ja sõita siis nii-öelda Vene poolele. Eks seegi oli seotud piiritaguste tegevustega. Võimalik, et toimus midagi veel, aga sel juhul ei ole need asjad avalikkusele jõudnud. See paralleel on muidugi väga hea, et näiteks kommunistid tapsid kas või vähimagi kahtluse hulgas, et keegi on üle minemas või et keegi töötab kaitsepolitseiameti heaks. Need inimesed suhteliselt kiiresti ära, et see on ju ka tänase Venemaa käitumismudelis väga selge, et kui endine Vene luurega seotud inimene on läinud läände üle, siis on ikka tapmislistis kõige eesotsas need inimesed tavaliselt. Kaupo Välisluure ametivaatevinke. Ja ma kommenteeriksingi juurde, et lihtsalt kogu see sabotaaži tegevus, et iseenesest on nagu instrumendina, ma näen, et see on tegelikult väga odav, soodne asi. Ta on põhimõtteliselt justkui eitatav Venemaa jaoks siiski. Ja mis toimub, eks ole, on kurnamissõda natukene, et kui me räägime kurnamissõjast Ukraina lahinguvälja kontekstis, kus vastaspooled siis nii-öelda üksis kulutavad ja kaotab see, kes siis esimesena otsa saab, siis natukene selles luure ja sabotaaži vastuluure maailmas toimub natuke sama teema, et nii-öelda kui vastane üritab ikkagi väga odavate vahenditega siduda nii-öelda meie ressurssi, siis kõikide nende tegelastega tuleb ju tegeleda, eks ole, ja see võtab mingit ressurssi, et niisugune klassikaline kurnamissõja taktika siis muuhulgas selles domeenis. Ma ütleks, et nad kindlasti näevad või oletavad, et see asi või ütleme, sabotaaži tegevus ei too kaasa mingisuguseid tagajärgi neile endale. Et ka see on üks nii-öelda asi, mis siis nagu justkui võimaldab või faktor, mis võimaldab neil sellega jätkata. Nüüd viimaste aastate jooksul tõepoolest me oleme näinud, et see sabotaaži asi on ta on eskaleerunud nii horisontaalselt kui vertikaalselt, et kui me siin
kunagi rääkisime vandalismist võib-olla, no siis täna need intsidendid tegelikult muutuvad üha tõsisemaks ja need intsidendid levivad ka üle Euroopa erinevatesse riikidesse laiali tegelikult. Ja ka oht, mida ma näen lihtsalt selliste tegevuste juures on ka see, et hoolimata võib-olla mingitest ebaõnnestumistest vastane muutub osavamaks. Vastane õpib oma nii-öelda siis vigadest, nad viivad tõenäoliselt sisse siis mingeid täiendusi, et aja jooksul see oht muutub üha tõsisemaks, mida kauem see kestab. Vastane on kiirem, osavam, suudab paremini planeerida mingi aja pärast ja suudab üha tõsisemaid aktsioone korraldada. Et see on nagu see nii-öelda minu murekoht siin. Aga kuidas seda protsessi selles mõttes peatada või vähemalt pidurdada, et mulle tundub samamoodi, et venelane muutub üha nahaalsemaks, kiiremaks, jõulisemaks, läheb üha kaugemale sellistes tegevustes. Kas äkki oleks ainuke keel, mida nad mõistaksid, kui sarnaseid episoode hakkaks toimuma ka nende enda territooriumil? No ütleme, jah, väga raske kommenteerida seda. Ma arvan, et meil ei tasu siin kellegi istuda käed rüpes, et ühelt poolt tuleb sellised tüübid nii kiiresti kui võimalik ikkagi nii-öelda maha joosta. Tuleb omistada seda tegevust. Riik peaks mõtlema, mida me siis omalt poolt nagu riigi tasemel tegelikult vastumeetmed võivad olla ka erinevates domeenides, eks ole, riigil. Et jah, ma julgustan kindlasti nagu aktiivselt tegutsema selle suunal. Ja mulle tundub, et Eesti tingimustes meil siin tegelikult meie ei ole nüüd küll see riik, kes siin kuidagi nagu midagi istuks ja ootaks ja nagu nuputaks, et ikkagi siin kaitsepolitsei on siin nii mõnegi keisi realiseerinud juba väga osavalt, et täpselt nii tulebki teha. Ei, selles mul ei ole mingit kahtlust, et me oma territooriumil üritame need asjad kõik likvideerida eos. Aga minu küsimus oli pigem, ma saan aru, ametiisikutena, et ei saa loomulikult ka selle reageerida, aga et kas ei peaks vastavat tegevust arvestama ka vastassuuna suhtes. Et see on see, mis kutsub neid vaoshoitusele. Aga ma saan aru, et siit ei tule selles suhtes teilt hinnanguid ja te ei peagi sellest rääkima. Ma küsin siis ajalooliselt, kas 20-tel, 30-tel Nõukogude Venemaa, Nõukogude Liidu vastu lääneriigid rakendasid ka seda laadi vastumeetmed, et kui Nõukogude Liit tegi teatud asju nende suunas, siis tehti neile midagi vastu, mis heidutas Nõukogude Liitu tollal. Pigem mitte, et ega see lääneriikide suhtumine oli toona ikka üsna sarnane nagu tänapäevalgi või ütleme siis vähemalt nii nagu enne Ukraina täiemahulist sõda, eks ole. Et oldi ikkagi huvitatud ennekõik majanduslikest sidemetest, sel moel oli ju võimalik kiiresti jõukaks saada, Vene turg oli ammendamatu, Vene tooraine allikad täpselt samamoodi ja see, mis toimub poliitikas selle üle ja selle ümber üritati silm kinni pigistada ja ka see ei olnud ju omane mitte ainult Venemaa puhul, eks ole, et me ju kõik teame, kuidas teine maailmasõda lahti läks ja kuidas Chamberlain ja teised lootsid Hitlerit rahustada järelaadmistega. Eks see sama poliitika oli iseloomulik kõikide diktaatorite suhtes, ka Stalini ja ka Nõukogude Liidu suhtes. Nii et sellist vastamist, kui hästi midagi otsida, siis jah, võib-olla see sama 1924. aasta, eks ole, kui Lääne-Euroopa riigid olid aasta alguses tunnustanud ametlikult Nõukogude Liitu, andnud talle de jure tunnustuse. Ja pärast seda ju fabritseeriti see kurikuulus Zinovjevi kiri 24. aasta sügisel, mis oli justkui Kominterni üleskutse Briti töölistele alustada relvastatud võitlust oma valitsuse kukutamiseks ja mis pikemas perspektiivis tõi kaasa nende samade diplomaatiliste suhete katkestamise, mis alles hiljuti olid sisse seatud. Et võib-olla seda võiks siis lugeda niisuguseks reaktsiooniks. Aga see ei olnud ju ka mitte nii-öelda riigi tasandil, vaid see oli pigem teatud poliitiliste jõudude tasandil, nagu hiljem selgeks tehti, oli ju tegemist võltsinguga, eks ole. Mitte et taolisi Zinovjevi kirju poleks reaalselt olemas olnud või Kominterni üleskutseid kahtlemata, aga vähemalt konkreetselt see paber, mis tookord ette pandi, oli võltsing. Võtaks kinni sellest lausest, et inimesed tahavad kiiresti jõukaks saada. Korruptsioon ja korruptsiooni abil teiste riikide poliitikute äraostmine, selle kaudu ühiskonna mõjutamine on kindlasti jälle üks
tööriist venelaste tööriistakastis. Alustaks Margo teist, et Kaitsepolitseiamet on Eestis väga palju tegelenud korruptsioonijuhtumitega. Enamikel puhkudel vist seal ei ole siiski olnud märgata otseselt Vene seos, vaid see on öelda traditsiooniline kodumaine korruptsioon olnud. Korruptsioon on jah, kindlasti üks neid meetmeid, mida Venemaa sihilikult kasutab, et sihtriike siis nõrgestada. Et me oleme väga hästi näinud, mis juhtus Ukrainas, Ukraina ühiskonnaga ja kuidas see mõjub ühiskonna sellisele sidususele, kui kõik teavad, et inimesed on ära ostetavad, ametnikud tegutsevad ainult altkäemaksude eest. Et tõepoolest Eestis me oleme korruptsiooni suhtes juba väga-väga pikki aastaid hoidnud sellist nulltolerantsi, et ei oleks Eestis otsused mõjutatavad, et kui täna riigiametnik võtab altkäemaksu mingisuguse isikliku heaolu saamiseks, siis see inimene võib olla koheselt kompromiteeritav. Kui piirivalvur täna võtaks altkäemaksu ja lubaks üle näiteks salasigaretid, siis võib-olla järgmine kord on selleks nii-öelda koormaks hoopis relvad või Vene sabotöörid. Et me peame jätkuvalt sellega tegelema. Me võime öelda, et kogumis Eesti seis korruptsiooni ohu mõttes on tegelikult väga hea. Et Eesti riigis ei ole süsteemset korruptsiooni, need on pigem sellised üksikjuhtumid. Ka rahvusvahelises Transparency indeksis on Eesti siis maailma riikidest 12. kohal, mis on tegelikult väga-väga hea näitaja. Ja me kindlasti peame seda pingutust jätkama. Kaupo, ülejäänud Euroopas see seis vist nii hea ei ole kui meil selles suhtes, ja minu tunne küll ütleb, et teatud riikides Venemaa on poliitikute äraostmise teel oluliselt suuremat mõju suutnud saavutada, kui ta muidu oleks saanud. Ja ma alustaks kommenteeriks võib-olla Ukraina case'i veel, et mida see korruptsioon seal nagu kaasa võib tuua, et seal see korruptsioon muutub nagu eriti ohtlikuks siis, kui on korrumpeerunud sellise kõrge positsiooniga ametnikud, kes saavad anda oma alluvatele korraldusi midagi teha. Et ikkagi vahepeal tekkis juba olukord, kus siis nii-öelda alltaseme ohvitserid mingisugustes teenistustes, asutustes said korraldusi, mida nad ka loomulikult siis lojaalselt täitsid, arvates, et see on nagu mingisugune täiesti legaalne tegevus, mis on Ukraina huvides, aga nii-öelda selle korralduse andnud isiku poolt olid seal mängus hoopis teistsugused nagu tagamõtted, eks ole, et siis see muutub nagu nii-öelda, kui süsteem pannakse juba tervikuna nagu oma nii-öelda mingis vales suunas tööle, et see on nagu eriti suur riskis lõpuks. Ja poliitikute osas jah, välismaal, et üks on nii-öelda see nii-öelda mingi raha, aga seal on ka sageli ikkagi mingisugused poliitikute isiklikud ambitsioonid. Ja Venemaa siis on väga osav leidma siis neid inimesi võib-olla, kes oleks nagu siis altid sellisele toetusele oma ambitsioonide täideviimiseks. Kas see siis on raha või on see mingisugune tegevus, mingisugune toetus mingisuguste asjade läbiviimiseks. Et see on nii-öelda kombinatsioon, aga tulemus on ka muidugi see, et eks siis vastavad isikud on ka selgelt lõa otsas. Et ega siin need nii-öelda, ega see toetus on üks pool, aga ega see arve siis ka nagu ei jää tulemata lõpuks nagu. Ja seda me oleme Euroopas viimasel 10-20 aastal nii vasak kui paremäärmusliku tiivaga väga palju näinud. Aga ega see vist ei ole ajaloos midagi uut, et ka kahe maailmasõja vahel Venemaa kindlasti üritas Eesti poliitikuid mõjutada majandushuvide pakkumisega ja korruptsiooniga. Kahtlemata jah, ise küsimus on see, et kas ja kuivõrd see neil nüüd tegelikult õnnestus. Muidugi kui kolleeg Magnus Ilmjärv oleks siin minu asemel, küllap ta siis räägiks, kuidas Konstantin Päts oli ära ostetud ja nõnda edasi. Aga mingisugune mõjutamine kahtlemata, sellepärast et just 20. aastatel oligi ju suur osa poliitilisest eliidist oli ühtlasi seotud ka majandustegevusega. Et nii nagu näiteks Mari Raamot on oma väga heades mälestustes kirjutanud, et 20. aastate alguses ei olnud ärimaailma sukeldumiseks tarvis midagi muud kui ainult tuntud nime.
ei olnud tarvis oskusi, ei olnud tarvis haridust, noh, raha pidi natukene ka olema. Aga põhiliselt aitas nimest ja tänu sellele ju väga paljud juhtivad Eesti poliitikud osalesid küll mingite tööstusettevõtete, küll pangandusfääris, küll kaubanduses ja eriti 2020ndate alguses, kui olidki lootused Vene turu avamisele, eks ole, NEP-i aeg Venemaal, mis ju arvati, et see ongi tagasipöördumine nii-öelda normaalsete kapitalistlike suhete juurde ja sotsialistlikest eksperimentidest loobumine. Et siis said ju paljud Eesti poliitikud jala nii-öelda ukse vahele ja olid seotud tõepoolest äritsemisega Venemaaga. Kui palju see nende otsustusi mingis valdkonnas mõjutas, on raske öelda. Noh, ilmselt keegi otseselt rahakotiga pähe ei löönud, kui piltlikult öelda ja ei deklareerinud, mida nüüd tuleb täpselt otsustada ja kuidas tuleb teha. Aga sellised korruptsiooniriskid olid kahtlemata vägagi tugevad. Ja leidus ju ka neid jõude, kes arvasidki, et Eesti on üdini korrumpeerunud, kas või eruadmiral Juhan Pitka ja tema Eesti Valveliit või Rahvuslik Vabameelne partei, mis ju ütles umbes nii nagu Taani prints Hamlet, et miski on mäda Eesti riigis, moraal käivat alla, korruptsiooniga olevat tegemist ja nõnda edasi. Ja osaliselt need samad väited ju kandusid veel ka 30ndate aastate algusesse vabadussõjalaste liikumisse, kes rääkisid küll rohkem erakondlikust korruptsioonist, pidades silmas mitte niivõrd otsest kellegi äraostmist, kuivõrd seda, et erakonnad on unustanud rahva ja riigi kui terviku huvid ja tegutsevad oma kitsastes poliitilistes huvides. Aga muidugi toonane ühiskond ja toonane riik olid ikkagi niivõrd palju tänapäevasest erinevad, et me ei saa tänapäevaste korruptsiooni vastu võitlemise abinõudega ega isegi tänapäevaste korruptsiooni teooriatega ja definitsioonidega toonast aega eriti võrrelda. Tänapäeval vist ka seda momenti vähemalt Eestis ei ole nii palju olnud, nagu tollal oli, et poliitikud ja äri oleks nii tihedalt omavahel põimunud. Et valdav enamus Eesti tipp-poliitikutest ei ole olnud viimasel 30 aastal liiga aktiivsed äris. Ja kindlasti on siin ka jälle oluline erinevus näiteks selle Ukrainaga, mida Kaupo on siin mitu korda välja toonud, või isegi Lätiga, kus poliitiline eliit ja ärieliit on olnud, ma arvan, palju tihedamalt läbi põimunud. Margo, kuidas teile tundub, see ei ole vist täna väga suur probleem, Eesti poliitikute äritegevus? Pigem mitte, et siin on jällegi korruptsioonivastases võitluses on olulisel kohal just need ennetusmeetmed, et kuidas me kujundame siis protseduurid niimoodi, et korruptsioon oleks võimalikult välistatud, et selleks ongi ka igasugused ameti nii-öelda majanduslike huvide deklaratsioonid, lobistide nimekirjad, sellised meetmeid järjest rohkem kehtestatakse. Siinkohal lõpeb Vikerraadio ülekanne ja ma tänan ajaloodoktor Ago Pajuri, Kaitsepolitseiameti peadirektorit Marko Pallosoni ja Välisluureameti peadirektorit Kaupo Rosinat. Mina olen Indrek Kannik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor, aga me jätkame kohe siin saalis. Aga aitäh Vikerraadio kuulajatele. Nii, ma annaksin nüüd küsimusteks sõna auditooriumile. Tere! Palun tutvustage ka ennast. Erle Vainjärv, Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi esimese kursuse magistrant. Tänud kõigepealt meie tudengitele selle sündmuse osavõtu võimaldamise eest ja muidugi ka suur austus sellise sündmuse korraldamise eest, et värskendada seda ajaloolist mälu, mis tugevdab meie kõikumatut usku ja vankumatut tahet hoida ja kaitsta meie riiki. Aga tulles mu küsimuse juurde, et millised võivad olla need põhjused, et miks näiteks mainitud Gruusia, Serbia, Moldova ei ole käinud taolist radapidi nagu Eesti on, et miks nad ei jõudnud sellele kelgule või miks nad sellelt kelgult vahepeal maha kukkusid, et selle küsimuse tagamõte on mul siin see, et
et kuivõrd mõistlik on laiendada näiteks Euroopa Liidu liikmelisust siin riikide seas lihtsalt selleks, et tuua potentsiaalselt väga õõnestavad riigid, nagu näiteks Ungari, ka meie liitu. Aitäh. Kaupo, sa vast peaksid alustama. Ja ma proovin, see on muidugi väga trikiga küsimus on, et ühesõnaga need erinevad riigid siin, Georgiad ja Moldovad ja siis ütleme, no mida mina näen on siin, et iga riik on natukene erinev, nii-öelda, mis on need juurpõhjused on. Aga ma näen ka seda, et nagu ikka jälle tulevad välja mingisuguste isikute või isikugruppide nagu isiklikud huvid, et seal mingisuguse protsesse suunata ja selliste isikute võib-olla selline esimene agenda nagu punkt ei pruugi tingimata olla Euroopa Liiduga liikumine, kuna see vähendaks nende enda tegevusvabadust, sissetulekuid ja nii edasi. Eraldi küsimus on muidugi see, et kui hästi on siis kohalikud poliitikud suutnud seal toimetada, kui tugev see demokraatia on, kas rahvas tunneb, et nad on kuidagi kaasatud protsessidesse või nad ei ole, kas nii-öelda rahva usaldus siis nagu valitsuse vastu, kui kõrgel tasemel see on. Ja kui me räägime nagu kuidagi siis Vene mõjutustegevusest selles kontekstis, siis mina näen seda, et siin ei ole nüüd päris nii, et venelased nagu tekitavad neid probleeme nagu nullist, aga nad kindlasti on ülimalt osavad leidma neid probleeme ja lõhesid ühiskonnas, mida siis enda kasuks ära kasutada ja kuhu siis nii-öelda ressurssi suunata selleks, et nii-öelda neid lõhesid ja nii-öelda probleeme veelgi sügavamaks seal suruda. Sellest teemast võib muidugi tunde rääkida, aga teie kui ajalooline, miks te arvate, miks Eestil läks teisiti kui Moldoval, Gruusial, Ukrainal 90. aastatel? Ajaloolasena ma tahaksin ikka hakata kohe ajaloolisi juurikaid otsima. Ja ega seal midagi väga otsida tegelikult ju ei olegi. Eks peamine põhjus, miks nemad rongist maha jäid, olid see, et nendel puudus selline omariiklusperiood, nagu meil oli 2 maailmasõja vahel. Taga-Kaukaasia langes juba 1920-21 Nõukogude Venemaa rüppe. Meie saime rahulikult edasi areneda. Moldova olukord oli küll teine, aga neil ei olnud ju oma riiklust. Nad olid küll toona Rumeenia osa, aga seda rahulolematust Rumeenia valitsuse poliitika suhtes oli Moldovas ja eriti just lõunaosas, ütleme seal samas Gagauuside aladel, millest me ju praegugi räägime, eks ole, et seda oli seal päris palju ja omariikluse kogemuse puudumine seadis kõik need ülejäänud Nõukogude Liidu endised vabariigid 90. aastatel hoopis sandimasse seisu. Neil ei olnudki sellist algkapitali, millelt edasi minna. Margo? Võib-olla tooks sellise lihtsalt nüansis ja siis, et me oleme nüüd küll 20 aastat juba olnud Euroopa Liidus ja NATOs ja oleme sellega kuidagi ära harjunud, aga peame meenutama, et ega ka meie liitumine ei läinud nii lihtsalt, et Venemaa üritas täpselt samamoodi takistada Eesti liitumist Euroopa Liiduga, et süstemaatiliselt viidi läbi kampaaniaid, et Eestit diskrediteerida rahvusvahelise auditooriumi ees. Eestit süüdistati läbivalt natsitsismis, venelaste tagakiusamises ja kõik muud need vaenulikud narratiivid. Lisaks siis üritati tekitada Eesti ühiskonnas Euroopa Liidu vastaseid meeleolusid, et tegelikult see töö käis täpselt samamoodi siin, et ka tol ajal kaitsepolitsei sellega tegeles, et seda Venemaa sellist mõjutustegevust tõkestada, et kindlasti oli ka kapol mingisugune roll selles, et kõik läks hästi. Ma ise ütleks ka ühe kommentaaride küsimusele, ja ma täiesti möönan seda, et teatud risk selliste riikide vastuvõtmes Euroopa Liitu või NATOsse on olemas, aga samas on see ka ikkagi väga suur võimalus, et kui nad riigid õnnestub sinna kaasata, siis nad ikkagi tõmmatakse mingis mõttes ohtlikust mõjusfäärist välja. Et kõige klassikalisem näide selles mõttes on võib-olla puudutab NATOt, et kui Kreeka ja Türgi ei oleks mõlemad NATO liikmed, siis kas me saaksime olla kindlad, et nende riikide vahel ei oleks viimase 6-70 aasta jooksul suurt sõda puhkenud. Väga suur tõenäosus oleks olnud, et see oleks võinud puhkeda. Aga palun veel küsimusi. Palun.
Ma küsin. Jah, palun. Töötab jah? Moonika olen ja siis Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästeteenistuse teise kursuse kadett ja tulevik on siis kriisijuhtimine. Ja kogu see elanikkonna kaitse on seal päris nagu läbiv teema. Et praegu minu küsimus olekski just nagu elanike puhul ja mis tuleks sinna sabotaaži maailma. Et kui palju tegelikult ütleme niisugune tavaline rahvas on võib-olla haavatav selle Vene sabotööride poolt värvamiseks või selline, et ütleme nii, et kui kauge sugulane peab olema näilikult siis presidendile, et näiteks mulle siis võib tekkida see oht, et tegelikult mind proovitakse kaasata siis hoopis venelaste ja ma ei saa ise sellest aru, et kas see nurk on nagu ka kuidagi nagu kaetud meil siin Eestis või kuidagi nagu neid juhendada, neid inimesi. Aitäh. Margo. Ja see on kaitsepolitsei igapäevane töö, et kõigepealt kas ka tavaline inimene võib sattuda sabotööriks, et võib küll. Ka need kaasused, mis meil Eestis on olnud, siis mõned rünnakud on siis need inimesed toime pannud niimoodi, et nad ei tea tegelikult, miks nad selle toime panevad, kes nad tellis ja miks seda üldse vaja on. Et see ongi, et kui inimene kriitiliselt ei mõtle, et kes mulle sihukese kuritegeliku tööpakkumise teeb, kas see on lihtsalt mingisugune kurjategijate omavaheline arvete õiendamine või on selle taga vaenulik riik, et ja see tööpakkumine vastu võetakse, siis võibki juhtuda, et tegelikult pimesi täidetakse Kremli ülesannet. Ja lisan siia veel juurde, et ei pea üldse olema presidendile lähedane, et üha enam on levinud selline trend, kus Vene eriteenistused värbavad just nii-öelda inimesi puhta lehena, kellel ei ole mitte mingisugust juurdepääsu või riigisaladusele, ametkondlikule teabele, ei tunne ühtegi olulist inimest ka. Et ka selliseid inimesi on väga edukalt võimalik ära kasutada info kogumiseks või siis Eesti institutsioonides tööle sokutamiseks. Jah, see viimane on ju eriti ohtlik, eks ole, selles mõttes, et ka väga noored inimesed kunagi saavad olulistele ametikohtadele. Kaupo, kas sa tahad meie naaberriikidest olukorda kommenteerida selle teemal? Ega siin jah, väga palju lisada ei ole, lihtsalt kui me nüüd vaatame, kuidas see nii-öelda tavaline elaniku võib-olla mõjutatud sabotaaži tegevusest on kõik see teema, mis on nii-öelda kriitilise infrastruktuuri kaitse, et nii-öelda kui sinna sektorisse tuleb kuskil mingisugune õnnestunud löök või rünne, no siis see mõjutab kahtlemata ka tavaelanikku loomulikult, kui midagi kukub maha, kokku, elektrivarustus kaob või mis iganes, et jällegi see täidab siis seda eesmärki, et tõmmata ühiskond ikkagi pingesse, tekitada elanike poolt selline täiesti legitiimne surve poliitikutele midagi nagu ette võtta või siis nagu panna nad mõtlema, kas siis tasub midagi teha või ei tasu midagi teha. Et seeläbi oleme kaudselt kõik kuidagi moodi nagu võime olla siin nii-öelda puudutatud siis sellest teemast. Enne kui ma teile küsimuseks annan, siin tuli juttu nii-öelda elektrikatkestused ja muud võimalikud teemad, et meil on siin viimase aasta jooksul olnud päris tõsised juhtumid kaablitega Läänemere all. Üks oli meie ja Soome vahel nüüd hiljuti alles nädala 12 ees 2 tükki veel. Hiina jälg paistab sealt vähemalt välja ja ma arvan, et on põhjendatud kahtlustada ka, et Hiina ei teinud seda üksinda, vaid koostöös Venemaaga. Et kui palju te saate kommenteerida, Margo või Kaupo? Kommenteerida saab nii palju, et kui me räägime siis sellest aastatagusest sündmusest, siis me ei nimeta seda nii-öelda sabotaažiks. Et uurimine küll käib, Hiina on teinud koostööd ohutusjuurdluse vallas, aga mitte siis kriminaalasja raames. Õigusabipalvele ei ole Hiina poolel vastanud, et see uurimine ei ole päris lõpule viidud, et saaks anda lõplikud ammendavad vastused. Aga võib-olla mida ma ka kutsuks üles tegema, et mitte liiga rutakalt kõike nimetama hübriidiks ja sabotaažiks, et laseme asjadel natuke settida, teeme ennem kindlaks, mis asjad need on, kas need on sabotaažid või ei ole, et muidu me ise kütame seda ühiskonda üles ja loome hirmu õhkkonda, ise sisendame endale seda ohtu kogu aeg.
ma nii optimistlik ei oleks, et Tiina siirast koostööd meiega selles küsimuses teeb, aga loodame parimat. Palun. Vaadates ajalugu riigipöörekatset siis 1924. aastal, et kuidagi tundus hästi lihtsalt käis nende hoonete ülevõtmine väga lihtsasti. Ja tulles nagu tänapäeva, et meil on kavas koondada saatkondi, vanglateenistust kärbime, kohtuid, siis oleks küsimus selline, et kas me liiga lihtsaks ei tee neid riigiasutusi sabotaasi katsetele? Jälle Margo, kas alustama? No igasugune kärpimine kindlasti nii-öelda riigi võimet nõrgestab. Et see on nagu selge, aga ma siiski arvan, et tänapäeval on need asjad paremini läbimõeldud, et on erinevad riikliku kaitse all olevad objektid, kus on siis omakorda objekti kaitsereeglid, vastavad protseduurid, kuidas reageeritakse, kui on mingi intsident, on nende hoonete kaitse kriisiplaanid. Et ma siiski olen optimistlikum, et need asjad on läbimõeldud. Ja kui mingi intsident on, siis reageeritakse kiirelt ja jõuliselt. Jah, ma kommenteeriks oma poolt juurde, et kõigega nõus, mida Margo ütles, et ja lisaks juurde võib-olla, et ikkagi siin on selline teabehankene tegevus selles nii-öelda teemas on nagu ka võti, et ikkagi meie jaoks on oluline aru saada, kas keegi kuskil midagi planeerib, mida nad planeerivad, et olla juba nagu nii-öelda valmis mingisuguseks tegevuseks enne, kui midagi reaalselt siis maa peal juhtub, et see on nagu kõige parem preventatsioon. Aga ma küsin teilt, kas te nõustute sellega, et liiga kergelt võeti mõned hooned tollal üle, ega neid ju nii palju ka ei olnud, mis lõpuks õnnestus üle võtta? Ja ma natukene vaidleksin vastu küll, et midagi võeti üle küll, aga õigupoolest ei saanud ju mässulised ikkagi kätte kõige magusamaid objekte, eks ole, et kindlasti oleks olukord kujunenud sootuks teistsuguseks, kui oleks õnnestunud hõivata sõjaministeeriumi ja sõjavägede staabihoone. Seal löödi ju kallaletung tagasi. Kindlasti oleks olukord kujunenud sootuks teistsuguseks, kui oleks õnnestunud Tondi kasarmud ära võtta, sest seal samas oli ju käsi sõjariistade ladu, natukene eemal oli suurtükiväe ladu, kogu see relvastus oleks sattunud mässuliste kätte. Iseasi, kas nad oleksid osanud sellega suurt midagi peale hakata. Aga mis kergesti läksid nende kontrolli alla, jah, tõepoolest, eks ole, Balti jaam, Tallinn väike jaam, peapostkontor, kus ei olnudki mitte mingisugust valvet, ei politseilist, ei sõjaväelist, nii et seal ei saanudki keegi justkui vastupanu osutada. Ja muidugi Toompea lossi vahtkonnalt võeti ka relvad ära, aga Toompea lossis ei suudetud ju midagi ette võtta. Et eks see ole paljuski ka küsimus selles, et kogu see mässukatse jäi nii lühiajaliseks, et lihtsalt ei jõutud midagi teha. Aga üldiselt ma arvan, et väga suur see oht 1. detsembril 1924 nende mässuliste poolt, kes Tallinnas välja astusid, ei olnud. Sootuks iseasi, kui plaanid oleksid edasi teostunud. Eks ole, olid ju mässujuhid öelnud oma alluvatele umbes niimoodi, et teil tuleb vastu pidada esimesed 5-6 tundi. Nii kaua me mobiliseerime Tallinna töölised, relvastame nad ja siis tuleb teil üheskoos vastu pidada veel umbes 24 tundi, nii kaua kuni idapiiri tagant jõuavad suuremad relvastatud üksused kohale. Et kui see plaan oleks realiseerunud, siis oleks küll jah, Eesti riigi saatus rippunud juuksekarva otsas. Aga nii kaua kuni lihtsalt Balti jaam ära võeti, mis selle Balti jaamaga need mässulised ikka edasi oleks teinud, suurt midagi. Nii, palun veel küsimusi. Härra president. Kuna ma olen ka siin küsijad reas, siis ma küsin kohe 2 küsimust. Üks on ajalooline, et millist rolli mängisid karskusseltsid Vene sõbralikkuse arendamisel Eestil 2 maailmasõja vahel. Ja teine on tänapäevast, et sotsiaalmeedias aeg-ajalt tuleb mulle ette, et jaanuarist või uuest aastast me lülitame ennast lahti Vene elektrist, et varuge endale salvestussüsteem, mis maksab 900 eurot. Et mis mõju saab sellel olla paanika tekitamisel, kui erafirma sellist reklaami teeb, et
et kas seal üldse on mingi mõju ja kas on lihtsalt puhast rumalusest sellisel kujul üles ehitada või on seal midagi tahtlikku ka taga? Alustame ajaloost ja karskusseltside rollist. Ma ei oska öelda, et karskusseltsidel mingit erilist rolli oleks olnud. Pigem oli roll kõikvõimalikel töölisseltsidel. Olid need siis naistööliste seltsid või noortööliste seltsid või need samad tööliste karskusseltsid, tööliste spordiseltsid. Karskusliikumise kõrgaeg jäi ju Eestis nagunii 19. sajandi lõppu, et võib-olla see 20. aastatel ei olnudki enam nii oluline, et selle kaudu kuidagimoodi ühiskonda laiemalt mõjutada. Kui otsida veel mingisuguseid selliseid spetsiifilisi ühendusi, milles oli kommunistidel eriti suur mõju, siis ma nimetaksin pigem esperantistide klubisid. Millegi pärast esperanto keele õppijad ja esperanto keele huvilised olid eriti vastuvõtlik pinnas kommunistlikule ideoloogiale. See meie energiasüsteemi ja elektrisüsteemi lahtilülitamine prellisüsteemist ehk Venemaa juhitud süsteemist on olnud päris oluline teema tükk aega ja Venemaa on seda üritanud kasutada, rääkides, et tehakse majanduslikult ebamõistlik otsus puhtalt poliitilistel põhjustel ja propagandas seda tükk aega kasutada. Et kuidas Kaupo tahad seda teemal natuke laienda? Kui aktiivset tegevust te olete näinud Venemaa suunalt selles suunas ja Margo samamoodi? Oma lahti ühendamisega me ikkagi võtame Venemaa käest ära sellise põhimõttelise hoova kuidagi mõjutada meie energiasüsteemi stabiilsust siin. Et hetkel ei ole nii-öelda venelased seda tööriista kasutanud ja õnneks see aken võimalust aken on ka sulgumas, et Venemaa enda jaoks on kahtlemata väljakutse nii-öelda, kuidas kogu see Kaliningrad nii-öelda siis saartalituse režiimis suudab toimetada, aga saame siis näha, kuidas neil läheb sellega. Ma arvan, ei tule probleeme neil ka endal. Ja muus osas nii-öelda varustuskindluse osas ma ei oska kahjuks kommenteerida siin Eestis sees. Margo, kas soovite? Energiasõltumatust Venemaast on olnud Eesti pikaajaline strateegiline eesmärk. Gaasist me oleme juba loobunud, naftast, nüüd ka elektrienergiast täielikult. Et eks see võtabki natuke aega siis, et luua lääne suunal nii-öelda tugevad ühendused. Aga mis puudutab ka siis nii-öelda neid energiasalvesteid, mida president siin mainis, mis sotsiaalmeedias levivad, et eks siin on jällegi et me oskame targalt sotsiaalmeediat tarbida, alustame sellest, et oleme ise kriitilise mõtlemisega, et mida meile soovitatakse. Kindlasti peab riigi nii-öelda strateegiline kommunikatsioon oma töö ära tegema ja seletama, et mis see olukord on, milleks inimesed peavad olema valmis. Et teatud ettevalmistusi on alati ka mõistlik teha ikkagi. Palun veel küsimusi. Meil on veel aega sellised 15 minutit umbes. Aitäh, väga põnev kuulama. Minu küsimus, minu nimi on Kristjan, ma olen magistrant sisejulgeolekus. Küsimus on pigem sellel, näeme, et Venemaa ründas Ukrainat. Ettekäändel suuresti ka selles, et kohalikke nii-öelda vene elanikke kiusatakse, venekeelsed inimesed, kes pooldavad pigem Venemaad. Kas Eestis on ka see suur oht, et me näeme Narva poliitikat, me näeme Eestis päris suurel hulgal venelasi, 1/4 rahvastikus isegi on venelased. Et kui suur oht on see, et venelased võivad kasutada seda ettekäänet, et meie kohalikke nii-öelda venelasi kiusatakse ja nii-öelda selle ettekäändel ka meid ründavad? Margo. Seda sama ettekäänet on nad tegelikult siin viimased 30 aastat kogu aeg kasutanud, et see venekeelne kogukond on kogu aeg Venemaa vaates selline mõjutustegevuse instrument, et mille pealt teha etteid Eesti riigile, et kuidas venekeelse elanikkonna õigusi rikutakse, diskrimineeritakse, et need süüdistused on kogu aeg olnud, sealhulgas siis rahvusvahelistes organisatsioonides ja siis püüe nii-öelda takistada Eesti riigipoolset integratsioonitegevust. Et Venemaa ongi just väga huvitatud, et venekeelne elanikkond ei integreeruks, ei saaks Eestis hästi hakkama, vaid vastupidi oleks siin õnnetu, kibestunud ja rohkem vaataks Kremli poole. Kaupo. Ja ma ka toetaks seda juttu, et ikkagi üks asi on see ettekeen on alati nagu mingi eesmärgi saavutamiseks, ütleme Venemaa strateegilise ambitsiooni me nagu teame, eks ole.
et tõepoolest, et see, kas see on siis venekeelne elanikkond või mingi muu ettekääne, ega Venemaa tegevus on ka suunatud sellele, et seesama elanikkond tõepoolest ei tunneks ennast hästi ja kuidagi nii, et ta oleks võimalik lihtne instrumentaliseerida siis. Et reaalne elu on ju see, et ega tegelikult Vene riik sellest Vene elanikkonna heaolust või huvidest ja õigustest päris maailmas ei hooli tegelikult. Et kui me vaatame, milline siis Vene maailm seal okupeeritud Ukraina aladel välja näeb, et no ma ei näe, et see on nüüd nagu elu õitseks ja kuidagi seda nii-öelda Vene rahvusest Ukraina kodanik oleks seal kuidagi siis nagu teistmoodi käideldud kui siis kohalike nii-öelda Ukrainast. Ikkagi tullakse ju siis ikkagi tapma ja nii-öelda vallutama lihtsalt siis ja selle tarbeks instrumentaliseeritakse ära ükskõik kes või ükskõik mis narratiiv siis parajasti sobib. Ja sellise pinnase ettevalmistamiseks käib töö ju kogu aeg. Aga 20-30 vist see Vene vähemus, mis oli muidugi palju väiksem tollal Eestis, kui ta praegu on, see vist argument ei olnud või käis see ka läbi Venemaa propagandast? Mitte nimetamisväärselt, et tõepoolest neid oli ikka tänapäevaga võrreldes väga ja väga vähe, et ainult Petserimaa idaosas ja Narva tagustes valdades ja nad ei etendanud ka mingisugust sellist suuremat rolli Eesti ühiskondlikus elus, et tegemist oli ju pigem vaeste maaharijatega, kes poliitikasse oma nina ei toppinudki ega tundnud ka selle vastu huvi. Teatud julgeolekurisk see kindlasti oli just nimelt see, et tegemist oli ju piiriäärsete elanikega ja ega siis kõik need 1940. aasta ja 1939. aasta propagandafotod, mis Vene ajakirjandusse jõudsid, kus kohalikud elanikud tervitasidki Vene tanke lilledega ja lõid koos punaarmeelastega tantsu. Põhiliselt oli muidugi tegemist lavastusega, aga tegelikult paljud piiriäärsed Vene elanikud tundsid ikkagi ennast seotuna ka tollal pigem Venemaaga, mitte Eesti Vabariigiga ja sõltumata sellest, kes seal Venemaal parajasti võimul on. Aga Vene propagandas see erilist mõju küll ei avaldanud ja nii palju võiks ju veel ajalooliselt öelda, et ega küsimus ei olegi sellest, milline ettekääne täpselt leitakse või põhjendus, et agressorid on alati leidnud mingisuguse ettekäänd, ükskõik millise, alati on nad suutnud enda jaoks ära põhjendada, miks nad midagi ründavad või midagi vallutavad. Et jah, kui tuua paralleeli siin 90. aastatega, siis et see, kuidas Vene vähemusega käituti Eestis, Lätis või Leedus, oli tõeline, ma ütleksin, kuurort võrreldes sellega, mida mitmes Kesk-Aasia riigis tehti. Ometi Venemaal nende olukorra vastu ei tekkinud kunagi tõsist huvi, aga meie sattusime kohe algusest peale tõsise propagandarünnaku alla. Meil on veel paariks küsimuseks, 2 küsimuseks, ma arvan, aega umbes. Palun. Tere, Inola Kjäralen Sisekaitseakadeemiast, tolli ja maksunduse 3. kursuse kadett. Ja minu küsimus tulekski siis minu enda erialast, et kas me peaksime piirama inimeste liikumist siis Eesti ja ka Euroopa Liidu piiril Vene Föderatsiooniga, kui meil on näiteks idapiiril täielik tollikontroll ja sealt ikkagi nähtub, et inimesed tahavad piiri ületada eesmärgil siis viia suures summas sularaha või siis neid sanktsioneeritud kaupu. Aitäh! Margo või Kaupo, kumb alustab? Võin alustada, et siin on ka teatud põhiseaduslikud õigused, et Eesti kodanikel Eesti riiki saabuda, Eesti riigist lahkuda, et minu hinnangul praegu ei ole nagu sellist põhjust, et me peaksime selle piiri nüüd täielikult sulgema ja minu andmetel see sanktsioonide jõustamine läheb järjest paremini, järjest paremas tempos, tolli võimekus, oskused on järjest paremad. Aga kindlasti sanktsioonid on üks teema, millega me peame tegelema ja jõustama, et ka Kapol on siin oluline roll tegelikult siis hetkel sanktsioonimenetlustes, et esiteks ei jõuaks siis sõjalised kaubad, kahese kasutusega kaubad või tehnoloogia, mida saab kasutada sõjasektoris Venemaale, et Venemaale mitte anda mingit vähimatki eelist sõjatandril ja teiseks siis igasugune
selline kaubandus või majandustegevus, mis võiks võimestada Venemaa majandust ja seeläbi siis Vene sõjaeelarvet, et seda kõike tuleks nii palju pärssida ja tõkestada kui vähegi võimalik. Kaupo, kas ma mäletan õigesti, et Eesti ja Läti maismaapiir on ainuke Euroopa Liidu piir, mis Venemaaga praegusel hetkel lahti on, jah, kui on nüüd mitme otsus on olnud erinev Soomest, Leedust, Poolast, ütleme niimoodi? Mälu järgi otsas vist nii on ja Norra vist on ka lahti, aga ta ei ole Euroopa Liidu riik on ju. Jah, hetkel tundub, et meil nagu ju piiri peal justkui kõik nagu on rahulik, eks ole. Et mingid kaubad liiguvad, inimesed liiguvad. See sanktsiooni teema väga oluline, ma lihtsalt tuletangi meelde omalt poolt, et ega ka see Vene sõjatööstus, mis tegelikult on ennast siin nüüd päris reipalt käima tõmmanud viimase paari aastaga, et nii-öelda kogu see nii-öelda erinevad siis lääne tehnoloogia jupid ja selline kaup, mis sinna Venemaale jõuab, et see on ka oluline sisend ikkagi sõjatööstusele, et siin ei ole muidugi probleem nii-öelda Eesti-Vene piir, aga siin on ka nii-öelda teised kolmandad riigid, kelle kaudu või mille kaudu see kaup lõpuks nagu Venemaale jõuab, et see sanktsioonide mure on nagu see, et seda peaks jõustama maksimaalselt nii-öelda rahvusvaheliselt, siis ei piisa ainult sellest, kui meie seda teeme. Ja sanktsioonid on ka selline tööriist tegelikult, mis peaks olema selline paindlik tööriist, et see nii-öelda vastane kogu aeg mõtleb mingisuguseid uusi skeeme välja. Oluline on see, et me käiks selle ajaga nii-öelda kaasas ja suudaks neid nii-öelda erinevaid auke seal kinni toppida. Aga ma julgen väita, et nii-öelda kui siin Venemaa väga aktiivselt ikkagi üritab levitada narratiivi rahvusvaheliselt erinevates poliitringkondades või elanike seas, et sanktsioonid ei tööta, Venelasi ei huvita see, kõik elu läheb edasi nii, nagu on alati olnud, siis minu sõnum on see, et absoluutselt töötab, see on tõsine murekoht venelastele, väga pitsitav ikkagi ja ütleme, ilma sanktsioonideta me näeksime ikkagi nagu oluliselt võimsamat ja ülbemat Venemaad meie vastas. Küsiks veel niimoodi võib-olla natuke kiusikult, et kas meile ei tee muret see, et tundub, et kõikide märkide järgi Venemaa tahab selle meie ja Läti piiri ka lahti hoida. Et kui oli väga tugev rändesurve Soome piirile ja tekkis reaalne oht, et ka siin võivad samasugused sammud, nagu Soome tegi, järgneda, siis lõppes see, oli mõnepäevane rändesurve meile, aga see lõppes ära. Margo, võib-olla ma küsiks kõigepealt. No ka see piiri täielik sulgemine, et ega see on, iga kell on seda võimalikku teha ja Politsei- ja Piirivalveamet on seda ka harjutanud ja neil on kindlasti olemas vastavad stsenaariumid, et hetkel selleks veel ei ole vajadust. Kaupo soovid seda endada? Ja tõepoolest, et kui vaadata Venemaa poolt, siis neil on kahtlemata huvi, et säiliks ikkagi mingisugune nii-öelda liikumisteekond Euroopasse, et jah, selles ma ka ei kahtle, et juhul kui meil tekib mingisugune probleem või mure piiril või probleem ja mure on võib-olla mingis teises sektoris, ma ei tea, näiteks sabotaažitegevus, mis iganes, et siis on see meie tööriistakotis nagu võib-olla üks nagu nii-öelda instrument ja nagu öeldud, et see piiri sulgemine juhul, kui see otsus tehtaks, siis ma arvan, et käiks kiiresti ja oleks efektiivne. Nii, viimane küsimus. Kevin Kassihin, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži tolli- ja maksunduse eriala 3. kursus. Et ma küsiksin siis, et kas Eestis praegune siis mitte kõige parem majanduslik seis on siis Venemaa mõjutustegevuse tulemus või osa nende plaanist siis Eesti riiki õõnestada? Margo, palun. See on selline väga mitmetahuline teema, et ühtepidi see, et Eesti majandus on hetkel sellises jahtunud olekus, on ju ka põhjustatud Venemaa agressioonist ja siis sellest tulenenud majandusdünaamikatest. Et seal on nagu oma selline mõju on, aga minu hinnangul see nüüd niimoodi otseselt, et see nüüd Venemaa mingisugune sihiliku strateegilise plaani realiseerimine, et me oleme sellises olukorras, et see nii ikkagi ei ole, et Eesti majandus on ühtepidi õnneks, teistpidi kahjuks väga seotud Skandinaavia, Euroopa suurte riikidega ja kui ka neil majandus jahtub, siis jahtub ka meil.
Kaupo? Jah, mul ei ole ka siin oma poolt midagi nagu väga lisada, et ma ei näe ka, et see oleks nüüd, ütleme, olukord oleks tekkinud tänu sellele, et venelased realiseerisid oma mingisuguse geniaalse masterplaani, et ma ei näe seda sellisena. Aga kuidas 20-30-ndatel, kas venelased üritasid läbi majanduse Eesti riigi stabiilsust mõjutada? Kahtlemata. Eriti just 20. aastate alguses, et sel perioodil, kui Eesti oligi huvitatud ennekõike ida-orientatsioonist ja läksid meie ärimehed hea meelega ka Vene turule ja otsisid sealt võimalusi. Kas või Vene transiit, eks ole, mis 1922. aastal oli oma tipus ja tõi kaasa muu hulgas näiteks Tallinna sadamatesse täiesti uute tohutult suurte kaubaladude ehitamise just nimelt lootuses, et see Vene transiit jätkub ja kasvab edaspidigi. Räägiti ju ka Paldiskisse vabasadama loomisest ja muudest sellistest abinõudest ja siis järsku järgmisel aastal keerati kraanid praktiliselt kinni. Või ka Eesti tööstuse arendamisel, kus ju 20-ndate alguses olid Venemaal vägagi suured või meie poolel oli väga suured lootused seoses Venemaaga, et eks ole need 200 Venemaa vedurit, mille kapitaalremont pidi andma Eesti metallitööstusele tööd ligi 10 aastaks ja ühel hetkel lihtsalt öeldi see leping üles. Või Eesti paberitööstus, mis esialgu viis ligi 90% oma toodangust Venemaale. Ühel hetkel kehtestati nii kõrged tollid, sisuliselt kaitsetollid või keelutollid lausa, et kogu see rõõm lõppes ära. Ja tegemist oli loomulikult poliitilise otsusega. Et seal ei ole mingit kahtlust. Eesti ja Venemaa suhted jahenesid, Eesti ei tundunud enam nii atraktiivne, Venemaa oli leidnud endale teised hoopis olulisemad kaubanduspartnerid ja siis otsustatigi sellele väikesele ja vastikule riigile koht kätte näidata ja kraanid kinni keerata. Selles mõttes võime öelda, et pärast seda, kui me oma iseseisvuse taastasime, see praktiliselt kõik kordus üsna üksüheselt. Aga siinkohal ma tahaksin tänada Ago Pajurit, Margo Pallusoni ja Kaupo Rosinat ja samamoodi Sisekaitseakadeemia kadette ja teisi inimesi Sisekaitseakadeemias, kes siin täna kohal on. Oli huvitav diskussioon. Suur tänu teile. Aitäh.